Aga nii tore on teiega täna siin liituda ja nendel õpiradadel siis seigelda koos, et mul on hästi-hästi suur hea meel siin täna olla. Ja minu roll siis täna on tõesti natuke mõelda, et mida ma õppisin nii õppijana, õppejõuna, koolitajana nendelt õpiradadelt. Ja siis natuke aidata ka mõelda, et kuidas me siis kogu selle mitteformaalõppe siis tänasesse sellisesse probleemsesse ja globaalsesse maailma ka paigutame. Et selline on siis minu plaan. Aga kõigepealt ma tahaksin siis hästi tänada ja tunnustada ja koos rõõmustada siis kolleegide ja magistrantidega selle suure töö eest, mis on tehtud saanud. Et ma olen siia endale üles kirjutanud, et kokku on tehtud 17 fookusgrupi intervjuud, mis oli siis, kus osales siis 64 praktikut. Et ma tõesti mõtlesin ise uurijana, et see on kvalitatiivne uurimustöö, mis võtab juba kvantitatiivseid mõõtmeid. Et see on tõesti suurepärane ja ka näitab väga hästi, mida on siis võimalik saavutada koos õppimise ja koos töötamise kaudu. Et minu mõnest hästi-hästi tore ja kihvt näide. Mulle õudselt meeldis ka käia nendel õpiradadel ja kogu see veebileht on nii suurepäraselt üles ehitatud, et ma olen siin oma kolleegidele juba näidanud ja öelnud, et miks meie küll niimoodi tehtud ei saa, et äkki on siin ka õppimiskohti meile endale. Teiseks, ma tahaksin siis tänada ka võimaluse eest siis reisida ja seigelda, sest ma just mõtlesin, et tänases maailmas, kus need piirid on suhteliselt suletud selle koroonakriisi tõttu, vähemalt minu maailm on suhteliselt piiratud, et olen juba märtsikuust siin oma kodukontoris töötanud ja reisimisest võib vaid ainult unistada ja teist nädalat oleme nüüd siin Inglismaal siis jälle lukus. Et hästi kihvt oli siis tegelikult ka seigelda ja reisida virtuaalses maailmas, et see oli ka hästi põnev. Aga nüüd siis natuke vaatame, et mida mina õppisin nendelt radadelt ja hästi põnev on siis hiljem ka arutada, et kuidas minu märkamised siis seostuvad, mida siis tänased osalejad märkasid. Et mida mina siis kõigepealt märkasin, oli see, et ma mäletan projekti väga sellisest algusastmetest, kui kolleegid sõnastasid uurimusprobleemi väitega, et mitteformaalse õppe tähendus ei ole selgelt määratletud. Ma väga hästi mäletan neid esimesi projekti kohtumisi, kuhu mind ka kutsuti ja hästi tore ongi nüüd näha, kuidas need rajad siis avavad neid erinevaid tähendusi ja lähenemist mitteformaalsele õppele. Minu meelest see oli hästi tore. Samuti ka märkasin, et mida ka Kristi minu mõnest rõhutas oma ettekandega, et uurijad on omastanud mitteformaalse õppe kui ainulaadse õppimise viisi ja tegelikult ongi sellist nagu eemale liikumist sellest vastandumisest formaalharidusele, mis minu meelest oli ka tore. Ja hästi palju oli siis seoseid loodud hariduspoliitikatega ja see oli ka minu mõnest tore ja see tuleb ka siit just sellest jäljerajast väga hästi välja. Nii, mida mina siis nendest erinevatelt radadelt õppisin, et kõigepealt see esimene rada, jäljerada, mina käisin nad kõik järgemööda läbi, et mul oli natuke rohkem aega, et sain juurdepääsu natuke parem kui teised, et võib-olla ka jõudsin natuke rohkem seal uudistada, aga mida ma siis jäljerajalt õppisin? Õppisin, et seosed eksisteerivad poliitikates sõnastatud elukestva võtmepädevuste ja mitteformaalõppe praktikute arusaamade vahel. Et see olid hästi suured seosed siis nende erinevate gruppide vahel. Aga oluline on ka siis mõelda ja märgata, et praktikud väga harva räägivad poliitika keelt. Et seal ei ole, et on ka teistsugused terminoloogia ja sõnavara, mida praktikud täna siis kasutame. Ja ma arvan ka, et koolitajate praktikute jaoks on siis pädevused väga tihti seotud siis õppija ja koolitaja suhetega. Nii et seal on väga suur olulisus sellele tegevusele ja nendele suhetele, mis me siis õppeprotsessis loome. Ja ma arvan, et ka sellepärast oligi hästi suur selline tähelepanu just suhtluspädevuste ja mittekognitiivsete oskuste arendamisele praktikute arusaamas. Et just selle üle ma mõtisklesin jäljerajal. Aga nüüd edasi liikudes lennurajale, sealt õppisin, kui olulised on metafoorid. Ja neid metafoore oli tõesti igasuguseid, et teekonnast kuni kondenspiimani, et see üks väide ühelt osalejalt, ma olen siia üles kirjutanud, et kondenspiima näide, et mitteformaalõpe on hea magus, aga liiga palju ei taha. Et see väga hästi suhestus, et ma ise tunnen täpselt samamoodi, et minu meelest väga suurepärane metafoor ja see video oli ka hästi tore, et see omaette tekitas sellise metafoorilise lähenemise mitteformaalõppele. Ja mida ma siis mõtlesin neid metafoore vaadates ja uurides, et huvitav ongi, et tõenäoliselt metafooride rohkus on oluline valdkonnale, mis ei ole väga lihtsasti piiritletav, nagu see mitteformaalõppe on. Et järelikult me tegelikult siis räägimegi väga palju metafooride keeles. Ja see ongi hästi huvitav tõenäoliselt siis selle mitteformaalõppe kontekstis. Liikudes edasi siis seiklusrajale,
märkasin ka oluline on mitteformaalõppe vabatahtlik, aga samas ka siis selline hästi süsteemiline lähenemine. Ja samuti mõtisklesin selle üle, kuidas praktikud positsioneerivad ennast väljal, kus siis erinevad väga palju erinevad nõudmised ja survestamised ja võimalused samuti. Et see välja mõiste, see teoreetiline mõiste väli hästi palju kõnetas mind ja minu meelest on hästi palju võimalusi sellega veel edasi arendada, et hästi-hästi oluline. Ja nii tore oli ka näha, et praktikud positsioneerivad ennast siis õppijate usaldusväärsete partneritena, õppimisvõimaluste loojatena ning õppijate märkajatena. Ja olen endale seal nurga peale üles kirjutanud, et mida veel rohkem siis tahta. Et minu meelest see oli hästi nagu suurepärane näide sellisest mitteformaalse koolitaja või juhendaja või praktiku identiteedist, et hästi põnev oli. Nii, liikudes edasi siis kutsumuste rajale, võtsin kaasa sealt mõtteid, kuidas praktikud tähtsustavad õppijate individuaalset ja terviklikku arengut, aga samas ka siis sellist vabatahtlikku õppimist. Hästi suur seos oli minu meelest siis selle indiviidi ja ühiskonna vahel, et hästi toredad need seosed olid loodud, et kuidas see mitteformaalne õpe ongi just salliva ja vastutustundliku ühiskonna loomiseks oluline. Et hästi oluline selle meie kutsumuse juures. Ja viimaks siis öö- ja ruumiradadelt. Seal ma peatusin päris pikalt, ütleme nii, et mõtlesin, kuidas neid õpikeskkondi siis luua ja sain väga palju praktilisi näpunäiteid õpikeskkonna disainimisel. Aga mida ma siis veel mõtlesin, et kui oluline ongi tegelikult mõtiskleda meie enda keelekasutuse üle ja milliseid erinevusi siis sõnad nagu mitteformaalõppe ja mitteformaalne haridus endaga kannavad. Et tegelikult millist sõnavara me siis ise omastame sellele valdkonnale, mille osad me siis oleme. Ja samuti ka siis, miks peaksime eelistama terminit õpiruum õpperuumile. Et kuidas meie enda siis keelekasutus võiks seda mitteformaalset õppimist ja mitteformaalsust siis väljendada. Et hästi tore minu meelest selles mõttes ka. Ja et väga oluline ongi siis valdkonna arendajatena võtta ka vastutus selle terminoloogia arendamise eest ja kinnitamise eest. Ja märkasin ka, et diskursus ja keelekasutus oli hästi suur selline osa sellest metodoloogilisest lähenemisest siin uurimisprojektile. Ja ma arvan, et siin on hästi palju sellist tööd, mis saaks veel edasi teha ja uurida sellist keelekasutust nii mitteformaalsete õppijate või õppejõudude või õpetajate diskursuses. Ja lõpetuseks nüüd siis, et tahaksin ka natuke mõtiskleda selle üle, et kuidas see kõik siis suhestub sellise tänapäevase globaalse ja kriisirohke maailmaga, et natuke peatuda siin ka, et kuidas need rajad siis suhestuvad selle maailmaga. Ja kõigepealt ma tahaksingi öelda, et projekt ja selle miniprojektid siis rõhutasid hästi seda mitteformaalõppe olulisust elukestva õppe osana. Ja ka seda, et milline roll just ongi siis noorte ja täiskasvanute täisväärtuslikust elust ja selle arendamisest. Minu meelest see oli üks hästi oluline mõte. Ja see kõik tundubki hästi oluline just tänapäevases maailmas, mis on hästi kiiresti muutuv. Ja vahel mulle isegi tundub, et me praegu liigume ühest kriisist teise. Et ise ka siin just kasutasid sõna kliimasoojenemine või kliimamuutus, et nii see koroonakriis kui kliimamuutus ja suured sotsiaalsed poliitilised rahutused üle maailma, mis kõik rõhutavad hariduse tähtsust. Ja loomulikult siis oma roll on formaalharidusel, nagu ka Kristi rõhutas koolide, kutsekoolide, ülikoolidega, et siis sellele kriisiolukordadele vastamisel ja valmistumisel ja nende selgitamisel, aga sama suur roll või ehk isegi veel suurem roll, ma just täna mõtlesin nendel radadel käies, et on just mitteformaalõppel, kus just inimeseks olemine ja õppimine sotsiaalses kontekstis on peamine. Et just nendest üliõpilaste töödest ja uurimisprojektidest, siis ma märkasin, kui palju oli tähelepanu pööratud mitteformaalõppe tähenduste lahti arutamisel ja kui oluliseks oligi see inimese ja ühiskonna omavaheline seos, et minu meelest see tuli väga hästi välja. Mida ma veel siis öelda võiksin või saaksin, et just oma kogemusest öeldes siin Suurbritannias nüüd juba ma ei teagi mitu aastat, ja kaasa arvatud minu enda ülikoolis, et just olen märganud neid sidususi formaalse ja mitteformaalse hariduse vahel. Ja minu enda ülikoolis, Tarami ülikoolis näiteks on hästi suur liikumine selle poole, et kuidas formaalset haridust sidustada rohkem mitteformaalse haridusega. Et me teeme väga suurt koostööd siis huvikeskuste, noortekeskuste, muuseumite, vabatahtlike organisatsioonidega, pakkudes siis just üliõpilastele kui ka ülikooli töötajatele, nii õppejõududele kui administratiivsetele kolleegidele võimalust siis selliseks vabatahtlikuks tööks väljaspoolt või vabatahtlikuks selliseks panuseks.
ja just tekitada seda sidusust väljaspoolse maailmaga, sest väga mugavaks jääda omaenda sellises mullis. Ehk siis võimalust õppida kui ka vastu anda. Minu meelest see vastu andmine on ka hästi oluline, et ükskõik mis valdkonnas me töötame. Ja samas olen ka märganud, et mitmel pool on siis tendentsid seda mitteformaalset õpet tunnustada ja väärtustada formaalhariduse kontekstis. Seda siis nii sisseastumiste kaudu või siis kursuste läbimise kaudu. Ja ma arvan, et siin Suurbritannias või vähemalt Inglismaal, ma arvan, et me oleme suhteliselt tagarinnas selles osas, kus õppimine üsna tihti on ikkagi peab olema mõõdetav ja diplomitesse kuidagi survestatud. Et ma arvan, et siin on väga suur arengu võimalus. Aga mis on kindel siis, et mitteformaalne õpe on ülioluline siis sellises maailmas, mis on kiiresti muutuv ja kus siis sellised standardsed rollid ja karjäärieluteed on peaaegu mitte eksisteerivad. Et minu meelest just kohaneda ja aru saada sellest maailmast mitteformaalne õpe on hästi oluline. Maailm on ka järjest globaalsem ja oluline on mõista siis meie enda tegelikku rolli siis selles kohaliku kogukonna liikumine kui ka siis globaalse maailma osana. Ja minu meelest siis meil ongi hästi suur vastutus ja ka tegelikult jube suured võimalused siin ennast siis nii-öelda teostada selle mitteformaalõppe kaudu. Ma tahaksingi siis lõpetada päris selle viimase mõttega siin targast ja tegusast Eestist 2035, et see oli ka teie selles programmis päevajuhendis ilusti olemas ja seal oli leheküljel 5 on siis üks selline väide, et tulevik on ebakindel ja ennustamatu, aga peame olema avatud ja selleks valmis. Ja minu meelest siis see ongi väga hästi võtab kokku selle mitteformaalse õppe olulisuse ja võib-olla ka selle eesmärgid. Ja ma arvan, et ka siis need projektid ja see üleüldine suur projekt väga palju aitas siis seda mõtestada see mitteformaalse õppe olulisust ja ma arvan ka on suur samm selles arendamises edasi. Et ma arvan, et ma siin äkki siis lõpetan ja meelega siis tegelen nende küsimuste või selgitamistega ka. Aitäh sulle, et sa tõesti nii põhjalikult võtsid aega ja käisid need rajad läbi ja vaatasid neid läbi enda kogemuse ja enda luubi ja mul on võimalik sult küsida küsimust, sest ma saan seda teha ja ma väga tahaks küsida su käest, kuna sa nii paeluvalt rääkisid sellest mitteformaalsest õppest, et kui sa mõtled nüüd mõnele enda õpikogemusele varasemast elust, siis missugune on sul kõige meeldejäävam õpikogemus just selle mitteformaalõppe poolt, mis sul praegu pähe võiks tulla? Väga huvitav küsimus, sellepärast, et kui sa oled nii selle õppimise ja õpetamise sees, siis sa unustad iseenda ära. Ja ausalt öelda, kui ma praegu peaksin mõtlema viimastele kogemustele, siis mul on tunne, et ma ei ole mitte midagi õppinud. Aga tõenäoliselt olen väga palju just õppinud. Aga mitte varasemast ajast, et ma arvan, et väga huvitav. Ma arvan, et hästi palju just, sest ma olin väga liigutatud nende noorsootöö projektidest, kui ma neid radadelt läbi käisin, siis minule tulevad ka hästi palju meelde need varasemad kogemused meie enda noorsootöö ja huvikeskustega sellises väikeses külakeses, kus ma ise üles kasvasin. Ja millist rolli need tegelikult siis, ma arvan ka minu alateadlikul valikul haridusvaldkonda ja sellist mitteformaalset haridust ja andragoogikat edasi õppima minnes oli. Et ma arvan, et ma rõhutaksingi siis selle kohalike huvikeskuste rolli. Hiljem loomulikult igasugused muud huvialad, et Tallinna Rahvaülikoolist ja kõikidest nendest kursustest edasi, mis ma olen läbi käinud. Ma ei tea, kas see oli väga põhjalik vastus, et see on üks trikiga küsimus, mul ei olnud aega sellest läbi mõelda, et täpselt ideaalne vastus. Aitäh sulle. Ühe küsimuse küsin veel ja jällegi vasta nii, kuidas sulle praegu enda mõtetes loogiline tundub, et kui sa mõtled, et mis võiksid olla või mis on sinu arvates need väljakutsed, mis on täna mitteformaalõppes või mitteformaalses hariduses, siis mis sulle pähe tuleb? Ma arvan, et ongi just see, kuidas me siis tegelikult seostame ennast selle muutuva maailmaga. Ja samas ka, kuidas me ennast seostame, mis Kristi minu meelest hästi rõhutas, oli, kuidas me seostame formaalharidusega. Selles mõttes, et kuidas siis säilitada seda identiteeti mitteformaalhariduse valdkonnas, et mitte siis tõesti ära formaliseerida kogu seda mitteformaalset ja informaalset õppimist, aga samas, kuidas siis ka saada seda tunnustust, mis on vaja valdkonna arendamiseks ja samas siis ka seda toetust, mida on vaja mitteformaalõppe organisatsioonidele või keskustel, et siis olla osa sellest nii-öelda
vastata sellele muutuvale maailmale. Ma arvan, et just ongi see, et kuidas säilitada oma identiteeti, aga samas ka seda rolli suurendada.